ma olen vait. Tähendab, ei tegelikult ei ole vait midagi. Tähendab, need viimased tööd, mis siin on kindlasti sellest, et Ove Pütner suhestus kirjandusega ja Prima Vista kirjandusfestivaliga, mis tegelikult oli jätkuks selleks, et 14 aastat tegelikult tegi Tartu Linnaraamatukogus näitusi, Terve Maja näitusi, Pole Maja näitusi koos Andrus Rõguga, koos Siit Rammuliga. Tähendab, et tema jaoks oli see niisugune vajadus on kokku võtta. Et teha mingi mootiline asi, teha tähtis asi ja teha enda jaoks selle aasta nii-öelda maalide kogus. Kui see nüüd toodangu koha pealt võib-olla, ma ei tea, kas maalide toodangust võib rääkida. Et sa teed mingi osa ja kindlasti mõni neist on parem. Ja sa saad teda eksponeerida järgmistel näitustel või täiendada siis vastavalt siis ka järgmistel aastatel. Aga et see oligi tema viis täiendada oma loomingut, vähemalt meie koostöö või koos elu 23 aastat. Siiski oli selline, et ma nägin seda päris põhjalikult pealt ja ta proovis erinevaid tehnikaid. Ja minu juuresolekul ta ei laseerinud. Aga ta proovis küll, täppe tegi ta igasuguse. Ja neid täppe on võimalik vaadata tema keisa pealt. Need on täiesti jälgitavad, sest tal oli kombeks oma maale natukene suuremaks teha. Mis tähendas seda, et ta pani sinna suuremad raamid ja siis ta venitas neid. Ja siis ta tegi uued täpid. Nii et seda ma usun, et on võimalik vaadelda. Aga muidugi on täiesti erinev asi on see, mida ta tegi tindiga. Tähendab, et ta avastas, et tint on väga ilus lõuenduse peal. Et ta on valguv ja voolav ja ta on ilus ja ta annab tähendusi ja ta annab oli vaidlusi, et kas see on siis kingloom või on see lihtsalt teksteri muusikast. See oli seotud sellega, mis oli minu töö sel hetkel. Aga et lihtsalt see tema suhtumine lõuendis oli selline täiesti eriline. Tähendab, talle meeldis, kui see lõuend annaks midagi inimesele. Tähendab, et ta proovis igat pilti tegelikult. Mingi aeg, 1995, ta ütles sellist asja, et ta teeks 3 maali, mis on täiesti lõplik, mida ei saa müüa, mis on kanooniline ja niimoodi jääbki. Ma ei tea, kus kohta sel juhul. Aga et igal juhul ülejäänud asjad peavad olema seeriates, nagu ta Maaris seeriates. Ja ta proovis neid asju kuidagi ühe näituse piires suruda. Mis värvi on taust? Mis värvi on, mitu pilti mahub? Ta arvestas kõigega. Tähendab, ma arvan selle spikri või ma panen endale tagumikku olla praegu. Aga et ta proovis olla täiuslik ruumis, kuhu ta oma täiused paneb. Et tal oli iga asjaga midagi öelda. Ja kui tal veel ei olnud öelda, siis ta võttis pintsli kätte ja viimasel hetkel tegi. Muide, seda tegi sageli. Et ta lihtsalt viimasel hetkel tuli ja täiendas oma tööd. Kui see ei sobinud antud ruumi.
see oli tema viis töötada. Ja need olid niisugused päris huvitavad lahendused või noh, selles mõttes, et muidugi tema halod, mis on täiesti tähelepanu kõrvale jäänud, jah, nüüd tindiga. Ega need väga palju on üle kaetud. Need on kõik avastatavad, kui keegi soovib. Ta maalis nüüd üle ja ta tegi neist midagi muud ja paremat, sest see oli väga hea põhi. Ta ikka kõvasti kruntis neid ja pärast täiendas, et see asi ei mängis omamoodi. Aga siin näitusel on ka kindlasti neid 2 tükki vähemalt, mida ma loodan, et keegi leiab üles ka. Ja millest ma veel pean rääkima? Ma pean tänama kindlasti Tiiut. Ei, sa hakkas ta välja lõikama. Tiiut selle suure näituse eest. Terve see suurde majja ja veel on kindlasti väga. Tähendab, vaat see oli ikka välja, eks ju, lõpust, et selles mõttes Toove elab. Kus saab? Kogu aeg. Praegu.